Arvo Pärt. Jumal koob emaisas inimest pikka mööda ja targalt. Ka kunst peaks niimoodi sündima. Kui keegi küsib, kes te eestlased olete ja kus te olete, me üldse ei tunne teid, siis võib vastu küsida, kas sa Arvo Pärti tead? Ja siis kõik kohe noogutavad. Pärt on meie muusikaline visiitkaart ja mitte paberilipik, vaid see, kes täidab meie hinges auke. Kui Pärt oli vaid 2 aastane ja elas Paides, tulid naabrid Arvo emale rääkima, et küll teie laps laulab kenasti. Ema ei uskunud, Arvo ei laula kunagi. Aga niipea, kui ema kodust ära läks, hakkas Arvo laulma. Millalgi muutus Pärt julgemaks. Noorukina ta kas mängis muusikat, kodus oli tiibklaver, või siis kuulas muusikat. Raadiost tuli õhtuti sümfooniaid. Nende kuulamisega ei saanud Arvo koduseid piinata, võttis jalgratta ja läks Rakvere turuplatsile, sest kui on väga vaja, võib muusikat kuulata ka jalgrattal ümber telefoni posti tiirutades. Ühel hetkel tundus Pärdile, et modernses muusikas on meeletu agressioon. Selles puudus hingus ja hingamine, mida ta vajas. Teisel hetkel tuli tal Nõukogude Eestist lahkuda. 3. hetkel hinnata ümber ideaalid, 4. vaikida. Arvo Pärdi vaikuse periood kestis 7 aastat. Ja siis avastas ta, et helisse tuleb suhtuda nagu inimesse, nagu inimese hinge. Iga heli peaks olema nagu kallis kivi, nii nagu iga inimese hing on kallis kivi, on Pärt öelnud. Midagi suurt ja tõelist ei või sündida, ei südames ega noodipaberil, kui sa ei ole maksnud loobumise hinda. Ohvrimeelsusel on armastuse hind. Nagu hea mõte tuleb pähe ja siis tuleb see üles kirjutada, sest et pärast ta annab sulle nõu. See mõte, siis kui sa hädas oled.